Peppa. Mina olen põrsas Peppa. See on minu väike vend Priidik. See on Noitsu emme. Ja see on Noitsu issi. Peppa. Kodutöö. Peppa on koos sõpradega mängurühmas. Lapsed, kes oskab öelda, mis see on? See on loss. Väga õige, Kusti. Ja mul on teile uus kodutöö. Valmistada loss. Losse saab valmistada kõiksugu puudipadist, mis kodus leidub, papist, plastpudelitest, munakarpidest. Kas säraliimi võib kasutada? Ainult mitte liiga palju, palun, muidu on kõik kohad seda täis. Kas ma võin teha hästi suure lossi? Nii suure, kui süda kutsub. Laske kujutlusvõime lennata. Peppa pere istub õhtusöögilauas. Emme, issi, mul on väga häid uudiseid. Räägi välja, Peppa. Mul on uus kodutöö. Kodutöö? Mis kodutöö, Peppa? Ma pean tegema lossi. Olgu nii, äkki kasutad seda tühja helbepakki. Tõsta jogurtitopsid peale ja mis on? Helbepakk jogurtitopsidega. Ei, see loss peab olema uhke. Peppa, mida Preiliga sel täpselt teha käskis? Ta käskis lasta kujutlusvõimel lennata ja ma kujutlengi täiesti oivalist lossi ja see peab olema nii suur, et ma sinna sisse elama mahun. Või nii? Ahah. Lambatal Leenu pere istub hommikusöögilauas. Preiliga sel käskis ehitada päris haldja lossi. Jaa, kõigi tornide ja nikerdistega. Tere, vabandust, ma ei saa täna tööle tulla. Leenul on järjekordne kodutöö. Jaa. Vast tulen siiski kuidagi toime. Selline see minu loss välja näebki, ainult et palju suurem. Kui see peab nii suur olema, tuleb see küll betoonis teha. Ei, Notsussi, me otsime lihtsalt piisavalt suure pappkasti. Kas meil on mõni suur kast? Ei. Posti saadetis Notsuissile. Ma ei mäleta, et ma oleksin midagi nii suurt tellinud. Lihtsalt elektripirn. Miks nad neid küll nii suure hoolega pakivad? Kas koristan kasti ära? Jaa, suur tänu. Ei, isi, meil läheb seda ju tarvis. Vaata, mis meil on. Tore, siis on ju loss sama hästi kui valmis. Ei ole, peame sellele igasugu asju kleepima, seda värvima, säraliimiga üle võõpama. Säraliimiga? Haloo? Tere, kas ma võiksin palun Peppaga rääkida? Peppa, see on Lambatal Leenu. Haloo, Leenu, kuidas su kodutöö edeneb? Väga hästi, torn peaks olema teravam, emme, ja kõrgem. Aga kuidas sinu loss edeneb? See on päris suur töö. Noitsu emme ja issi aitavad ka, ainult pisi natukene. Mis sa sellest arvad, Peppa? Väga hea, aga ikka veel natuke papist. Äkki ma värvin selle üle? Ma pean nüüd oma lossi edasi tegema, Leenu. Homseni! Nägemist, Peppa. Mis arvad, Peppa? Nagu päris! No siis on valmis. Ainult üks asi on veel puudu. Säraliim. Säraliimiga ei näeks loss üldse ehtne välja. Ja üldse, meil on säraliim täitsa otsas ka. Peppa ja teised saabuvad kõik oma lossidega mängurühma. Haldja loss. Seda pidi küll päris keeruline teha olema, Leenu. Oi ei, see oli käkitegu. Minu loss on tehtud pappkastist. See on üks väga uhke loss. Tänan, Preiliga sel. Pedro, kas sina ei teinud küll lossi? Tegin, aga see on kaasatoomiseks liiga raske. Me ladusime selle kiviplokkidest. Kas pole ime, mida lapsed suudavad kujutlusvõime najal? Ja minu loss ongi nii suur, et ma mahun siia sisse elama. Peppa armastab kodutöid. Kes siis ei armastaks kodutöid? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Priidik. see on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. lihavõttejänku. Peppa ja sõbrad tulid Jänesi ja Neta poole lihavõtte mune otsima. tere, Janeta! tere! kas ootate juba munade otsimist? jaa! tähelepanu, valmsele läks! oodake! mis on? ärge veel hakake, lihavõttejänku pole veel jõudnud muna ära peita. millal lihavõttejänku siia jõuab? väga varsti. olgu, me siis ootame. aga lihavõttejänku on häbelik, ta ei tule, kui te vaatate. me paneme siis silmad kinni. piiluda ei tohi. ma kuulen midagi. see on lihavõttejänku. ei ole, see on kõigest minu issi. see on härra Jänes. tervist, mida te kõik siin teete? me tulime lihavõtte mune otsima. loodan, et lihavõttejänku jõuab nüüd väga varsti, härra Jänes. mina samuti, ma vaatan oma porgandipeenra üle. see on härra Jänese porgandipeenar. pidage meeles, lihavõttejänk on häbelik ega tule, kui me vaatame. Lähme ootame toas. Jänes ja Neta kodu on maa all urus. Janeta, kas sina oled kunagi lihavõttejänkut näinud? ei ole. aga lihavõttejänk on ju Jänes. jaa. ja sina oled ka Jänes? jaa. milline ta välja näeb? vist umbes nagu mina, aga suurem. ma arvan, et lihavõttejänku kihutab rakettranitsaga. siis ta on ju super Jänes. mina arvan, et lihavõttejänkul on võlukepp. ja mina arvan, et ta on väga suur ja tugev, kui jaksab kõiki neid mune kaasas tassida. ei, lihavõttejänk on hoopis nähtamatu. mida? nähtamatu tähendab seda, et teda pole näha. kui tobe. keegi peidab muna. see peab olema lihavõttejänku. tahaks ikka päris lihavõttejänkut näha. äkki me näeme teda aknast? jaa. oi, mina küll ei näe midagi. ei näe kunagi lihavõttejänkut. pidage meeles, ei mingit piilumist. vabandust, emme. tervist. tere, härra Jänes, kuidas porgandid kasvavad? mis porgandid? ma arvasin, et sa käisid porgandipeenart üle vaatamas. oi, nendega kõik kombes. issi, kas sa lihavõttejänkut nägid? ei, aga kindlasti on ta selle aja peale juba käinud. mis sa arvad, kas lapsed võivad juba hakata mune otsima? arvan küll. kas olete valmis lihavõttejänku munad üles otsima? jaa, tähelepanu! kui olete kõik munad üles leidnud, jagame need võrdselt ära. valmis olla? igaühe jaoks peaks jätkuma parajasti üks. Läks! ja ärge muretsege, kui kõik kohe ei leia. koer Kusti leidis ühe lillepoti alt, lammas Leenu leidis ühe põõsast, Peppa leidis ühe puu otsast, Priidik leidis ühe ämbrist. valmis! oi, see käis küll kähku. igaühe jaoks jätkus parajasti üks muna. tore, pidage, mis seal on? see on ju lihavõttejänku. uss, hiilime talle vaikselt ligi. jaa. nüüd saame teada, milline lihavõttejänku välja näeb. see ei ole lihavõttejänku, vaid hoopis Jänes ja Neta. me arvasime, et sina oledki lihavõttejänku. ei, mina olen mina ja ma leidsin ühe muna. me leidsime kõik munad üles. olen jänku, mul on kohev sabatups. kõikjal keksin ringiga, sips ja sups. ja kui tunnen, et võiks miskit näksida, siis porgandeid ja šokolaadimune krõmpsutan. We are little bunnies and we like to play. We hop, skip and jump and we play all day. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. We like eating carrots and chocolate eggs.
Pepa. Mina olen põrsas Pepa. Ja see on minu väike vend Priidik. See on Natsu emme. Ja see on Natsu issi. Pepa. Politsei. Pepa ja sõbrad tõid oma rattad mängurühma kaasa. Lapsed, täna on meil väga tähtis külaline. Meie mängurühma tuleb külla politsei. Politsei sõidab vilkuvate tuledega. Niino. Ei, see käib hoopis Tiido. Ei, politseiautot teevad hoopis uhu. Ja just. Aga palun lubage mul nüüd jätkata. Niisiis, hurraa, politsei! Siit tulebki politseiauto. No tere! No tere! Niiviisi ütleb politsei tere. No tere! Mina olen politseinik Orav. Ja mina olen politseinik Panda. Me õpetame teile, kuidas jalgrattaga turvaliselt sõita. Just, vaatame nüüd, kuidas te rattaga sõidate. Vaadake, kuhu te sõidate. Hoidke kogu aeg silmad ja kõrvad lahti. Ja seis. Tublid lapsed. Nii, kujutlege nüüd ette, et te sõidate rattaga, kui keegi astub teile korraga ette. Mida te teete? Mina helistaksin kella. Väga hea. Kella andmine annab teie tulekust teada. Näidake nüüd kõik, kui tublid kellaandjad te olete. Minu rattol ei ole kella, mul on pasun. Pasun on sama hea kui kell. Kas törtsutaksid seda ainult korra, et me võiksime seda... Jaa, sellest piisab täiesti, et teistele sinu tulekust teada anda. Nüüd tunni lõpuosa. Kuhu ta nüüd läheb? Politseinik Panda sõidab mäest alla. Kutsun kuuldele politseinik Orava. Side lõpp. Kas kuulete mind? Side lõpp. Kuulen teid valjusti ja selgelt. Side lõpp. Politsei peab omavahel sidet eriliste telefonidega. Võtsin koha sisse. Side lõpp. Nüüd minu vile peale sõitke kõik ratastega mäest alla ja vajutage pidureid, et politseinik Pandale mitte otsa sõita. Olgu! Nad on teel. Side lõpp. Näen neid tulemas. Side lõpp. Väga tublid pidurdajad. Kas olete valmis Preili Gazelli tulekuks? Side lõpp. Saatke talla. Side lõpp. Kas ma ikka pean seda tegema? Ma olen ju õpetaja ja mul ei ole vaja. Läheb lahti. Silmad kõrvad lahti. Silmad kõrvad lahti ja. Juhuu, kui vahva. Andke kella. Aja, kella. Pidurid. Aja, pidurid. Väga tubli. Vaat nii käibki turvaline jalgrattasõit. Lapsed, öelge politseinikele aitäh, et nad leidsid oma tähtsa töö kõrvalt aega täna meie juurde tulla. Aitäh! Võtke aga heaks. Kui mina suureks kasvan, tahan ka politseinikuks saada. Mis sulle politseiniku töö juures meeldib? Mulle meeldib vilistamine. Väga tore, aga politseiniku töö hõlmab hoopis enamat kui vilistamine. Oh jaa, meil on alati väga palju tegemist. Me teeme väga tähtsaid asju, näiteks. Politsei lahendab põnevaid juhtumeid ja kihutab vilkuritega autos ringi. Niino. No täpselt, Ruudi. Me peamegi nüüd minema. Ja pidage meeles, hoidke alati silmad kõrvad lahti. Kes selle puu siia pani? Jaa, see pole puu jaoks turvaline koht. Ma koostan esildise. Ohtlik puu avalikul teel. Oho, näete nüüd, lapsed. Politseiniku tööl ei tule kunagi lõppu. Nägemiseni. Head aega. Pepa armastab politseid. Kes siis ei armastaks politseid? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.